nüüd on aeg kutsuda rahva ette võistleja. Esimesena Romek Velt, 42-aastane Eesti rammumees Jõgeva spordikeskus, 138 kilo puhast lihast. Ja Romek, Eesti meister rekkaveos 2023 on teine. Järgmisena kutsume publiku ette Tiit Kallavus. Brett Siukson, 29-aastane Võru raskejõustikuklubi Strongman tiim. Läti mees Rosenthal tiim. Andris Tilans, 31-aastane. Järgmisena Valentins Klevenskis, 21-aastane, 165 kilo puhast jõudu. Läti Rosenthal tiim. Järgmisena on teie eest Eesti mees, 25-aastane Alex Mihkelson, 98 kilo puhast jõudu, Rammukoopa tiim. Ja kohalikku jõudu esindab meil 50-aastane Sergei Rubinov, 135 kilo Rakvere mees. Tänase päeva kohtunik Marko Remlik. Peakorraldaja Mark Tervinski. Võtsime kõik käed välja, sest teie ees on 4-kordne maailma tugevam mees, 8-kordne Arnold Strongman klassiku võitja, 47-aastane Sidruna Stavitskas. Ja Sidrunas täna siis peakohtuniku ametis täna siin Stellen 24 Rakvere rammumehe võistlusel õigust mõistmas on. Ja teeme kõikidele osalejatele, abilistele ja korraldajatele suure aplausi veel kord. Esimene ala täna siin Rakvere rammumehel on rehvi kantimine. Üks rehv kaalub 350 kilo. Ja mehed on valmis. Meil on siis Tiit Kallavus ja Alex Mihkelson. Alex on siis vasakul pool, kui vaadata sekretäriaadi telgist, ja paremal pool siis Tiit Kallavus. Ja tundub nii, et Tiidul see on päris hästi käpas. Ja tulevad siin kohe juba lõppu tagasi juba. Tiidul saab kohe varsti 8. kord tehtud. Ja Tiidul läks lugemine sassi või ei lugenudki. Nii, aga vaatame. 38-92 on aeg. Ja Tiit ütles, et jalg jäi ellu, mis on väga hea. Nii, ja nüüd lähevad rehvide juurde järgmised võistlejad. Brett Siukson läheb vasakule poole ja Romek Velt on siis paremal pool. Ja Sidruna Stavitskase vile peale mehed teele lähevad. 2 korda on tehtud. Tulevad juba mehed tagasi siin nende rehvidega. Ja jõuavad mehed ilusti lõppu, vaatame. Ja nüüd siis Valentins Klevinskis ja Andris Tilans, Läti mehed omavahel Rosenthal tiimist. Mõlemad on ja päris korraliku tempoga minnakse. Ja 300+ kilo lendab nagu tavaline rattarehv siin. Jalgratta oma siis. Ja päris kiiresti jõudis meil lõppu esimene mängija mitte jah, aga rammumees 32-33. Ja Sergei Rubinov, nüüd Rakvere mees, kuna osalejaid 7 on, siis paratamatult paaritu arvu tõttu Sergei üksi peab tegema. Mark oleks võinud ju kõrval teha praegu siin soojenduseks.
Järgmine kord võiks teha mingi publiku mängu, et otsime publikust, kes tahab proovida. Ja ka lihtsalt tervisliku seisundi eest pärast enam korraldaja ei vastuta, kui 10 songa ja ära tõmmatud lihased on. Ja Sergei tuleb kohe, mõned tõuked on meil jäänud ja aeg on kirjas. Ja 55-15 Sergei aeg, kas nüüd soojendusharjutustega on kõik. Ja esimesena palgi peale Alex Mihkelson. Kang on rinnal valmis ja katse loetud, näitab Sidruna Stavitskas. Järgmisena Sergei Rubinov, Rakvere oma mees, teeme suure aplausi. Ja Sidrunase, kes meil täna kohtunik on, 232 kilo on isiklik rekord. Ja see oli siis ka pikalt maailmarekord ja vaatame, kuidas Sergeil läheb avakatse, raskus 120 kilo. Ja ei saa praegu sirgetele kätele. Ja loetakse ära. Järgmisena kangi juurde Valentin Sklevinski. Ja vaatame, kohtunik Savitskas annab loa alustada. Ja tuleb see 120 kilo mängdava kergusega üles. Järgmisena läheb palgile Tiit Kallavus. Ja tuleb üles, aplaus. Järgmisena palgi juurde Romek Velt. Järgmisena palgile Brett Juukson, 29-aastane Võru raskejõustikuklubi Strongman tiimi esindaja. Ja praegult ei tulnud Brettil. Ei tulnud praegult üles seda palki. Järgmisena Andris Tiivans. Ja Andris saab palgi ülesse. Järgmisena läheb palgile uus raskus. 10 kilo kaupa meil raskused kasvavad. Aleksil 130 kilo kangil. Ja kang on üles, palk on üles saadud ja ei saanud kahjuks päris seda kätele üles tõstetud kui surutud. Napiti ei puudu, aga Alex proovib veel. Rammukoopa sportlane oma vägitegusid tegemas on.
läheb rinnale ja kas tuleb üles? Ei tule. Ja Aleksil palgi surumine on tänaseks läbi saanud. Tiit Kallavus on järgmine sportlane, raskus 130 kilo. Nii et Tiit siis üle oma keha raskuse peab hakkama palki suruma. Vaatame, kuidas välja tuleb. Mark, palju sinu rekord on palgis? 210. Ja tuleb palk üles rinnale. Ja kohtunik Sidrunas annab loa, et on määrustepärane tegevus. Ja Romek Velt on järgmine mees. Ja Romek siis Jõgeva spordikeskuse tiimi esindamas on. No Tiit, kuidas tunne on? Tuleb veel üks raskus. Tegema peab, õige. Nii, ja Romek siis saab ilusti üleste ja antakse luba, et katse on loetud. Ja järgmine mees on Andris Tiilans. Romek, kuidas tunne on? Vana mehe kohta pole paha. Ja Andris Tiilans, Läti mees, saab ilusti raskuse 130 kilo ülesse. Ja nii, 140 kilo on meil kangil Valentin Skleminskis. 21-aastane noor Läti tuleviku tegija. Pesamuna, nagu Mark ütleb. Aga noh, selliste meeste kohta on pesamuna ikkagi päris hästi öelda. Ja et mina seda välja ei mõelnud. Ja Valentin saab kergelt selle ülesse. Järgmisena palgi juurde palume Tiit Kallavus. 140 kilo. Tiit on juba valmis. Viimased ettevalmistused. Siin ikkagi rammumeestel neid sidemeid ja tuge vajavaid kohti on palju ja on siin selja ja kuidas iganes neid nimetada, kaitsmed, toestused. Vööd, randmesidemed, igasuguseid põnevaid aksessuaare on päris palju ja kõik selleks, et lihased vastu peaksid. Ja kas Tiidul tuleb? Ja aplaus! Peaaegu ja tuleb ära! Kohtunik Sidrunas annab pöidla püsti ja järgmisena Romek Velt. Mees, kes hetk tagasi mehe kohta pole paha. Nii et vaatame Romek, Jõgeva spordikeskuse au ja uhkus. Ja Romekil 140 kilo. Ja vaatame, kuidas temal see katse tuleb. Ja rahvast on siin meeldivalt palju spordikeskuse ümber kogunenud. Ja seda on ainult rõõm näha. Romekil ka palk on rinnal. Ja tuleb üles ja kohtunik Sidrunas annab okei märguande ja liigume edasi. Järgmisena palgi juurde Andris Tiilans. Mees, kes siis esimese ala võitis. Ja Andris, Läti enda mehed siin ergutamas on. 140 kilograms. Ja jõud on olemas, 140 kilo on üles saadud. Tiit Kallavus, 150 kilo, läheb palgile. Valentins jätab selle raskuse vahele, läheb 160 peale. Või nagu kõrgusõppes öeldakse, et jätab kõrguse vahele.
aga Valentins jätab raskused ja Tiit läheb siis 150 kilo tõstma. Ja teeme suure aplausi ka, elame ikka kaasa ka, et ei ole vaja siin Tiidul vaikuses valmistuda. On Rammstein küll taustaks, aga publiku hea kaasaelamine aitab alati. Nii, vaatame, kuidas tuleb. Ja tuleb üles ja loetakse ära. Siin Ruunas Saviskas näitab, et kõik on okei. Ja nii läheb Tiit järgmise raskuse juurde. Peale Tiitu järgmisena Robert Velts. Tiit, küsime siis sellise spordikommentaatori tavalise küsimuse, mis tunne on? Nagu oleks midagi tõstnud. Aga praegult ei tulnud vist väga lihtsalt. No igal võistlusel on erinev inventar. Et see on meie jaoks natuke teistmoodi. Pluss veel, kui terve hooaja väliselt oled treeninud sisetingimustes, siis see taevas palgi kohal vaadata tasakaalu lihtsalt ei leia. Et see on põhiasi, millega praegu sportlased võitlevad. Sisetingimustes on hoopis midagi muud selle palki tõsta. Selge, aga väga hästi, Tiit. Järgmisena Romek palki tõstmas on. Ja sai Romek ka ilusti. Ja järgmisena palgi juurde 150 kilo tõstma Andris Tiilans. Vabandust, ei saanud ülesse. Ma korra ei näinud, minu viga. Ja Romekil palgi see võistlus seekord läbi sai. Ja Valentins Kleminskis 160 kilo, 160 kilograms on the log. Ja tuleb üles kergelt. Mark, kas teil ikka on 160 peal? Vaatasin, nii kergelt tuli üles. Ja esimesena kohvreit tassima Vespa kohvreit Brett Juukson. Ja 20 meetrit koonuste vahe. Ja nii palju, kui tuleb neid meetreid, siis meetrite arvestuses, kes kõige rohkem neid läbib, see võitjana sealt sellest võistlusest väljub. Ja 130 kilo on üks kohver, 260 kilo on kõik kokku, minu viga. Ma tegin kergemaks ja öeldakse, et siin on üks ebamugavamaid kohvreid üldse, et ta on nagu pika kerega ja kõigub ka, nii et tuleb tasakaalu hoida. Nii et 260 kilo on kahe kohvri kaal, Vespa Eesti meistrivõistluste arvestuses kohvrite tassimine käib. Nii et 130 kilo ühes käes, 130 kilo teises käes ja minnakse. Ja kolmas sirge saab siis Bretil tehtud. Ja tunnen ma abilistele ka kaasa, kes nüüd siia starti tagasi tassima peavad. Alex Michelson, siis Rammu Koopa sportlane seal toimetamas on.
ja 98 kilo on mehel kaalu, aga tuleb üles tõsta 260 kilo, 130 kilo kummastki käes. Ja vaatame, kaugele Alex jõuab. Ja 20 meetrit siis koonuste vahe on. Ja elame kaasa ka publik, ega te ei pea siin vaikselt olema. Ja esimene sirge seal tehtud sai Aleksil, et 20 meetrit, umbes nii peaks olema. Aga järgmisena Sergei Rubinov, Rakvere oma mees, läheb VSK kohvreid tassima. Ja Sidrunas Savitskas annab loa startida ja Sergeil esimesed sammud väga hoogsalt tulevad. 130 kilo kummastki käes, 260 kokku ja tuleb seal esimene sirge. 20 meetrit on täis saanud tagasipööre. Ja Rammsteini saatel täna siin võistlus tehakse. Ja tuleb siin mõned meetrid peale, 20 meetrit oli kindlasti täis. Ja tuleb seal vist tüki 10 veel juurde. Annab nõusoleku ja loa minna ja teele läheb Roek. Ja hetkel siis Brett Siuks on juhtimas 60 meetriga. Ja Roekil 20 saab kohe täis tagasipöörde koht. Tagasipöörde koht on ikkagi päris triki või keeruline, et ei ole üldse lihtne seal nende kohvritega majandada ja pöörata. Ja tuleb, hop. Tuleb teine sirge ka täis kohe. Hästi. Läheb, hop. Ja väga hästi, suur aplaus, Romek Velt. Ja 260 kilogrammi, 130 kilo ühes, 130 kilo teises käes. Ja Läti vägilane Andris teele läheb. Ja 20 meetrit koonuste vahe, nii nagu varem on juba öeldud. Kohe saab esimene sirge Andrisel tehtud. Ja tagasipöörde koht tuleb. Go. No kas tuleb teine sirge ka? Kohvrid siin tuule käes natuke kindlasti kõiguvad ka ja mängivad kätte siin. Ja tuleb teine sirge täis. Hästi. Näha siis ükski spordiala siin Rammumehel vist päris traumadeta ei lähe. Mingid verevalumeid juba paistmas on aga Rammumehelt on kindlasti harjunud ka sellega, et tihtilugu midagi juhtub. Ja Alex meil siin tagasi tulnud sidemega juba. Alex, kuidas on? Alex, kuidas on? Kas jätkad edasi? Jätkan. Väga hästi. Järgmine ala siis neljandana on raskuse hoidmine. Aga sinna veel läheb natukene aega. Enne veel on vaja kohvrid ära tassida ja Tiit hetkel neid tassimas on ja päris hästi. Hästi, Tiit, elame kaasa ka. Ärge olge aplausiga kitsid, sest iga fänn, kes toetab, kindlasti jõudu juurde annab Tiidule ja Eesti omamehed siis Eesti meistritiitlile on täna võistlemas. Ja tulevad siin mehed kohvritega lõpuni, peaaegu teise sirge lõppu. Ja Tiidul hästi tehtud. Ja meil on veel kohvrite tassimisele veel üks mees jäänud. Valentin Sklevinskis. Ja
tuleb Valentins, esimene pööre tehtud, go, go, go! meetrit on tehtud, 30 on juba täis. Kohe tuleb 40 meeter ka. Läheb, esimene pööre on olemas. Ja läheb, hop. Ja Valentinsi jaoks sai kohvrite tassimine läbi. Ja Veespa paketi võitja 60 meetriga täna siin Rakvere rammumehe võistlusel Brett Siukson, aplaus Brettile! Ja järgmisena on ala number 4 teie ees, hoitakse raskust ehk et mitte tavalist raskust, vaid miinikohvrit hoitakse ja pärast seda ala on siis kahel publiku esindajal ka võimalik proovida ja siis võistetakse Päteri joogikasti peale. Aga miinikohvrid on vaja üles hoida, kes hoiab kauem, see on võidumees. Sergei Rubinov ja Tiit Kallavus lähevad raskusi hoidma. Kohvrid ja raskused on üles tõstetud. Ja sirgete kätega neid seal hoitakse, neid miinikohvreid. Ja päris kaunist raske võib see olla, kui 25 kilo on sirgetel kätel vaja ees hoida. Ei ole see sugugi lihtne tegevus ja kahel õnnelikul publiku hulgast on võimalik ka pärast seda ala proovida, mis tunne on siis hoida neid raskusi üleval. Ja Tiidul kohver maha läheb. Ja Sergei veel hoiab, hop. Hästi. Järgmisena Andris Tiilans ja Romek Veit. Ja aeg käima läheb ja päris kõrgel hoiavad seal mehed. Romek ka tahtis päris kõrgel juba tõsta seda. Ja Andris ka. Jõud on nii palju, et tahavad pea kohale tõsta neid kohvreid, aga siis on ka vist mõnevõrra lihtsam neid hoida seal. Ja Andris paneb kohvri maha. Miinikohver hetkel sinna maha jäi. Ja Romekil samuti. Ja õlad peavad tugevad olema kahtlemata. Ja mehed hoidma on asunud. Ja hoiavad väga hästi, elame kaasa ka. Brett ja Valentins. Ja päris hästi hoiavad. Ja panevad mõlemad mehed kastid maha. Ja see... Ja esimesena siis Alex Mikkelson. Meremehe kõnd ees ootamas on. Sinna ja tagasi. Ja otsad peavad üle joone minema. Ja start on antud Alexile. Päris raske, 330 kilo on ja väga tublisti Alex minemas. Elame kaasa ka. Hästi läheb Alex.
ja sellega sai siis Alexi võistlus läbi. Ja üle 300 kilo on siis seal raskuseks, mis vaja ära tassida on meremehe kõnniga. Ja peakohtunik Svidruna Savitskas annab stardi ja teele läheb mees nimega Andris Tiilats. Ja päris kiiresti Andris tuleb alla mäge, nagu tagasi öeldakse. Üles mäge on ikka pärast raske minna. Ots üle. Ja nüüd tuleb ümber pöörata ja tagasi ka. Ei ole see üldse mitte lihtne tegevus, kui 300 kilo turjal on. Ja merekooli katsed sellega kindlasti läbi saab, kui 300 kilo 40 meetri kaugusele niimoodi tassitakse. Ja Brett on stardimärguande saanud ja teele ta läheb. 20 meetrit koonuste vahe ja 75 sekundit kontrollaeg on ja nüüd tuleb päris lennuka sammuga. Ja ots on ümber üle saadud üle joone ja Brett läheb tagasi ka kohe. Ja hästi-hästi. Ja tuleb päris kiire tempoga Brett ja hetkel siis liidriaeg 37.92. Ja jõuab Brett ka lõppu. Järgmisena läheb joonele Tiit Kallavus. Ja start on antud, elame Tiidule kaasa ka. Ja väga hästi tuleb. Ei ole see üldse mitte lihtne ülesanne siin 300 kilo meremehe kõnniga ära teha. Ümberpöörd oli väga kiire. Läheb. Hästi. Väga korralik haare on ka. Ja turja peal see raskus kõik toetub. Ja tuleb siit päris hea aeg ka. Järgmisena läheb meil Valentin Sklevinskis. Ja kas tuleb siit uus liidriaeg või mitte, aga Valentin päris hea hooga liikumas on. Ja ots läheb üle ja tagasiminek on. Ilusti turjale see raskus tuleb, nii nagu peab. Haare on korralik. Ja lõppu jõuab. Ja päris kiire ajaga siin tullakse. Ja kas tuleb siit uus liidriaeg? Sisetunne vist ütleb, et peaks tulema 28.03 ja hetkel liider. Järgmisena Romek Velt. Romek Velt, Jõgeva spordikeskuse mees. Tulemas on ja tuleb päris lennuka sammuga. Ja ümberpöörd. Hetkel liidriaeg 28.03. Läheb. Ja lõppu jõuab. Ja sekundite mäng, kes kuhu mis positsioonile minemas on. 26.80 ja hetkel Romek liidriks läheb. Oma mees Sergei on valmis.
ja Sidruna Savitskas annab stardimärguande. Ja meremehe kõnd Sergeil tulemas on. Hästi, Sergei. Esimene sirge on tehtud, ümber pöörd ja tagasi koju. Ja läheb Sergei väga hästi. Korralik haare ja hoidmine on olemas. 75 sekundit on kontrollaeg sellel võistlusel täna siin sellel katsel. Mõned meetrid on veel jäänud. Ja jõuab kohe lõppu ka. Sergei tuleb. Mõni meeter on veel puudu, sentimeetrist isegi võiks öelda. Ja lõppu jõuab, suur aplaus. Sergei Rubinov, Rakvere oma raamumees, jõuab ilusti lõppu. On kätte jõudnud tänase Stellen 24 raamumehe võistluse viimase ala kord, kui tulemas on jõutõmbe alani. Ja peakohtunik Sidruna Savitskas õigust mõistmas on ja annab märku, kui raskusega ja ülestõstmisega kõik on korras ja võib raskuse maha tagasi panna. Ja esimene katse õnnestus Aleksil 280 kilo, algraskus. Sergeil vaja üles tõsta. Ja Sergeil tulemus kirjas, avakatse 280 kilo. Järgmisena Brett Juukson. Ja avakatse kirjas. Järgmisena on meil minemas Andris Dilans. Ja 280 kilo Andrisel tuleb päris kergelt üles. Andrise järel minemas Tiit Kallavus. Haare läheb paika. Ja tuleb ilusti üles. Nüüd Valentin Sklevinskis. Ja tuleb Valentinsel üles. Ja tõstmiskorra lõpetab Romek Velt. Hetkel liider 5 ala järel kõigest poolepunktilise eduga. See ala otsustab kõik. Ja tuleb üles. Ja nüüd kangil 300 kilo. Alustab Alex Mikkelson.
Aleksil 300 kilo jääb täna alistamata. Sergei läheb või tõmbama õigemini. Ja jõutõmme siis Sergeil ees ootamas on 300 kilo. Ja tuleb välja ja kõik on rustukärane. Brett Siukson. Ja Brettil võimalus jälle oma tugevat haaret demonstreerida. Kui siin VSK kohvrite tassimises Eesti meistritiitel tuli, siis vaatame, kuidas jõutõmbes minemas on. Ja tuleb ilusti ülesse. Ja 300 kilo siis on kangil. Jõutõmme siis 600 tänasel võistlusel on. Ja tuleb päris ilusti ülesse. Andris järel on minemas Tiit Kallavus. Ja tuleb seega Tiidul päris kenasti ülesse. Nüüd on Valentin Sklevinskise käes kord. Teisel kohal poole punktiga on tagaja rollis. 300 kilo vaja tõsta on ja tuleb ilusti ülesse. Romek Velt on järgmine mees kangi juurde minemas. Ja tuleb see ilusti ülesse ka õigemini. Ja 320 kilo siis vaja maast lahti saada. Sergeil 320 kilo kirjas. Ja Brett Siukson proovimas 320 kilo. Ja loetakse ära, kõik on korrektne. Järgmisena Andris Tiilans. Ja tuleb üles Andrisel. Tiit Kallavus. Ja tuleb Tiidul 320 kilo üles ilusti. Ja tuleb Tiidul 320 kilo üles ilusti.
Klevinskis, Valentins. Ja läheb tulemus kirja ja selle vooru lõpetab hetkel liidripositsioonil olev Romekvelt 320 kilo vajamaast lahti saada. Ja tuleb ilusti ülesse ja läheb järgmine raskus 340 kilo, 340 kilograms. Nii et 340 läheb kangile ja alustab meil Sergei Ruminov. Rakvere oma mees 340 kilo ei ole üldse mitte naljaasi ja elame omadele kaasa. Stellen 24 Rakvere rammumees täna siin toimumas on ja 340 kilo jõutõmbe viimane ala siin rammumehe võistluse raames. Läheb, hopp. Proovime. Ei tule Sergei jaoks täna võistlus. Läbi saab suur aplaus Sergeile. Järgmisena proovimas on Brett Siukson. Ja samamoodi elame teistele ka kaasa, näitame üles külalislahkust. Mehed tulnud kaugelt külla. Ja Brett siis esindab Võru raskejõustikuklubi Strongmani. Ja vaatame 340 kilo, 340 kilograms. Ja elame kaasa. Ei tule praegult. Ja Breti jaoks ka siis täna võistlus läbi saanud on. Kui 6 ala jõutõmme, siis nimeks lõppes. Andris Tiilans, Läti, Latvia, strongman from Latvia, Rosenthal team. 340 kilograms on the bar. Ja näitame Rakvere inimesed külalislahkust ka lätlastele üles, elame kaasa ka. Kas tuleb esimene mees, kes 340 täna maast lahti saab? Luba on antud tõsta. Ja tuleb ja tuleb ära 340 kilo. Järgmisena Tiit Kallavus, rammukoopa mees. Ja Tiit läheb kangile ja näitab oma parimaid oskusi ja lihast ilunumbreid. Ja 340 kilo kangil. Ja Tiidule ka kindlasti elame kaasa. Ja luba on antud tõsta. Ja tuleb ja olemas. 340 kilo jõudõmme tehtud Tiidul selleks katseks. Järgmisena on meil Läti mees Valentins Klevinskis. Latvian strongman Valentins. Hetkel teisel kohal üldarvestuses. Kõigest poole punktiga Romekvelti taga, nii et väga pingeline arvestus seal üldarvestuses käimas on ja viimase alani kõik minemas on. On antud luba tõsta. Läheb. Ja olemas. Ja hetke liider Romekvelt läheb tõstma 340 kilogrammi. Jõgeva spordikeskuse au ja uhkus. Eesti meister rekkaveos 2023.
ja 340 kilo jõutõmme. Ja olemas. Ja läheb 350 kilo läheb kangile, 350 kilograms, 350 kilo ja esimesena saab seda proovima minna Andris Tiilans. You are the first one to try 350 kilograms on the bar. Nii et vaatame, kuidas meil läheb see rammumehe võistluse 600. Stellen 24, Rakvere rammumees. Siin Eesti Pro rammumeeste sarja teine etapp. Ja tuleb Lääne-Virumaal üks etapp veel, kui 5. augustil Tapa linnapäevade raames võisteldakse Tapal. Aga sinna veel on aega. Enne täna on vaja panna paika paremusjärjestus siin Rakveres. Ja 350 kilo jõutõmbe kangil on olemas. Ja tuleb siit esimene proovija 350 kilo peale, Andris Tiilans, Latvian strongman. Ja tuleb, hop, olemas! Pöial püsti peakohtunikult Sidrunaselt. Järgmisena proovimas Tiit Kallavus Rammukoopast. On mees tulnud meile siia Rakveresse ja Tiidul 350 kilo vaja maast lahti saada. Ja elame kaasa ka publik Tiidule ka. Tuleb. Olemas pöial püsti kohtunikult ja tulemus läheb kirja. Ja Romek Velts siis proovimas 350 kilo. Ja siin suured mehed vahetavad komplimente ja Romek Velts siis läheb 350 kilo proovida. Valentins, are you done for the day? That's it for today. Romek is so strong that there is no point with it. Ühesõnaga siis maakeeli öeldes lätlased teevad komplimente Romekile, et on nii tugev, et seal ei ole pointi. 350 kilo Romek Velt on üles tõstetud. Liigume edasi. 360 kilo läheb kangile. Andris Tiilans. Ja 360 kilo on siis kangil 360 kilograms. Strong run from Latvia, Andris Tiilans. Ja antud käsklus tõsta ülesse. Elame kaasa, näitame külalislahkust ka, aga vist ei. Andris jaoks on täna võistlus lõppenud. 350 kilo jääb temale siis lõppraskuseks. Vabandust. Järgmisena siis proovimas Tiit Kallavus. 360 kilo, 360 kilograms. Ja kaks meest on jäänud veel proovima neid suuri raskusi siin jõutõmbes. Ja vaatame, kuidas Tiidul minemas on, aga Tiidul elame ka kaasa kindlasti, sest need raskused ei ole enam kaugeltki mitte naljaasi ja tuleb. Ja tuli ära, pöial püsti. Järgmisena proovimas
Neil Romek Velt hetkel üldliider 360 kilo läheb kangile. Tiit ja Romek nüüd siin strateegiat paika panemas. Siin käivad strateegiamängud, nagu ma saan aru, jah? See on nagu male juba siin kõrgemal tasemel. Aga vaatame, Romek Velt 360 kilo! Olemas! Pöial püsti. Läheb juurde ka ikka, on ju? Ja Tiit Kallavus lõpetab, Romek veel proovib. Ja 400 kilo läheb kangile, 400 kilograms on the bar ja hetkel Romek on siis ainsana jäänud tõstma. Vaatame, kuidas meil välja tuleb, kas leitakse nii palju raskusi siin jõusaalidest. Rakveres kas üldse ongi nii palju, 400 üldse kokku kõikide jõusaali peale või mitte, aga vaatame, mehed siin kõvasti aru pidamas on. Rekord on 420. Nii et nüüd 4 sotti tulemas on ja otsime ka oma käed kõik välja, sest selliseid raskusi Rakveres iga päev ei liigutata. Ja luban antud tõsta. Ja tuleb. Ei tule vist nii, aga igal juhul suur aplaus, Romek Velt. Ja nüüd on sellega saanud sportlik osa meil siin Rakveres LM24 Rakvere Ramumehe raames läbi. Kõik 6 ala on tehtud. Ja sekretariaat arvutab punktid kokku ja siis kohe tuleme üldtulemustega teie ette. Ja mõned hetked on aeg alustada tänase päeva piduliku osaga. Ja alustame autasustamisega. Ja teie eest siis on tänase LM24 Rakvere Ramumehe 7 tugevat sportlast. Romek Velt, Valentin Sklevinskis, Tiit Kallavus, Andris Tiilans, Brett Siukson, Sergei Ruminov ja Alex Michelson on mehed, kes täna siin võistlesid. Ja sellega on tänaseks saanud Rakvere Ramumehe võistlus läbi. Suur tänu kõikidele abilistele, toetajatele, korraldajatele, kohtunikele ja kõigile tänu, kellele üldse see kõik siin võimalikuks sai, et Rakvere Ramumehe võistlus juba 5. aastat siin toimumas on.